No tervist! Kui sa küsid, mida ma teen, siis ma hakkan oma esimest korterit remontima. Ja kes ma olen? Ma olen Taiga, 27-aastane ja ostsin oma elu esimese kinnisvara. Korterite flippimine tundub, et on praegu väga aktuaalne teema. Sellepärast, et mulle tundub, et kõik tegelevad sellega. Pimedusse või tagasi musta auku. Kroonika tegema saadet sellest, kuidas Võsujalg ja Pärtelpoeg ostsid korteri endale Mustamäele ja teevad selle korda paremaks kui kunagi varem. Aga miks peaks keegi minu kanalit vaatama? No selles mõttes, et mis mind häirib kõiki nende saadete ja YouTube kanalite juures, kes teevad, suurem osa tähendab häirib. Renting teeb ka, ta jagab, aga ma tunnen vahepeal, et ta jagab nagu liiga vähe. Ja mida ta siis liiga vähe jagab, see on raha. Ja mitte oma vaatajatele, vaid sellele, et kui palju talle kulub reaalselt mingite asjade tegemiseks. Siinkohal me ei räägi sellest, et kui palju maksab see töömeestega. Mina võtan selle oma 40 ruutmeetrise stuudiokorteri ette ja teen nii palju, kui ma vähegi oskan ja suudan oma enda kätega. Ja etapi lõpus siis ma võtan kõik etapid eraldi lahti, kui palju miski asi maksab, paneme Excelisse, ma jagan seda sama Excel tablet ka teiega ja vaatame siis, kui kallis on renoveerida ühte 40 ruutmeetrist või mis iganes ruutmeetrist korterit aastal 2024. Aga milline see korter on? No seda näeme juba siis, kui me oleme korteris kohal. Aga tere tulemast! Siin on väike 40 ruutu ja mõnus. Tegu on 2006 aastal ehitatud hoonega. Korterites on vesi põrandaküte, mis on minu meelest väga suur pluss. Siin on 2 suurt avarat akent mõlemal pool ja väga avatud planeering. Ja siin taga on siis WC. Aga räägime siis mõnda projektist, mida ma kavatsen selle korteriga teha. Kõik see, mis mu selja taga on, see on tänane eesmärk, et ma tahan sellest lahti saada siin. See on üks sein, siia tuleb uus sein ehitada selle pärast. Aga räägime sellest seinast siis, miks ma võtan selle seina ikkagi maha. No põhjus on tegelikult üsna lihtne, nimelt see sein on ehitatud buumi ajal väga odavalt, isegi pistikutele pole pandud doose, aga siit kusagilt, ma ei tea siis, kas siit ülevalt või siit alt, on voolanud vesi ja kõik see kips siit, no nüüd ta on ära kuivanud, aga siit on näha, et hakkas hallitama ja no tegelikult oli ta ka pehme, mis tähendab seda, et see kips tuleb ära vahetada ja kui juba vahetamaks läheb, siis ma panen selle korraliku OSB alla, et tulevikus kapid, mis olid praegu tõmmatud lihtsalt mingite tüüblitega kipsi sisse, oleks jäigalt seina küljes kinni ja et oleks kõik korralik ja ilus, sellepärast, et praegu ühekordne kips, no ei ole väga ilus. Enne loomutama hakkame tegelikult veel rahast. Mida ma olen selle korteri eest juba täna maksnud? Ilmselge ostad korterisse, pead maksma notaritasud ja siis kõik muu seonduva kulu. Kui ma eksis oli umbes 600 €, me maksime need tasud eelmisomanikuga pooleks, mis on minu jaoks väga positiivne. Teine kulu, mis ma tegin, olid need samad köögiplaadid, 2 ruutmeetrit. Need lähevad tulevikus siis siia seina. 2 ruutmeetrit, kui ma eksin, maksid 84 €. Ja need ma ostsin peaaegu samal perioodil, kui ma ostsin korteri, sellepärast, et mul oli lõpumüügis ja mul oli vaja. Sest mulle räigelt meeldisid need ja ma tean, et nad istuvad väga hästi minu tuleviku köögivisiooniga kokku. Ja siin tegelikult ma praegu istun, oli köök. Selle köögi ma panin müüki 1200 € ja olgem ausalt, ma ise mõtlesin, et keegi ei ostanud seda köögi 1200 € ära. Enne imet läks mööda mingi 3 päeva, küsiti, kas nad saavad ära broneerida. Ütlesin, et saab, tegime lepingu ja tulid järgi päev vaatama, laupäeval tuldi ja võeti see kõik siin mu seljaga maha ja maksti veel selle eest 1200 €.
ja hakkame lammutama. Uus strateegia. Kui see puugilind tuli nii hästi maha ja puugilind tuli nii hästi välja kõik tuuri pealt, ma arvan, et ma proovin niimoodi, et ma leian, katsun leida üles kõik need samad talad, et ma saaksin siis plaadi võtta terviklikult täiesti ära. Kui ma selle korteri remondi plaani kohta postituse tegin sotsiaalmeedias, siis mulle kirjutasid mõned inimesed, et miks sa remonditasid see jumala okei korteri. Ja visuaalselt, kui sa sisse tuled siia, siin oli köök, siis ta tegelikult oligi okei korter. Sellepärast, et enne seda, kui mina siin ostsin, siin oli üürnik sees. See teenis üsna head üüritootlust sellisena, nagu ta oli. Aga ma ei tea, kas ma saan öelda, et ma olen harminud paremaga sellepärast, et ei ole. Seega vastus küsimusele, miks ma seda teen, on sellepärast, et visuaalselt mulle see korter ei sümpatiseeri, kui ma seda ostsin. Nagu tuleviku vaates visioon, ideaalne korter selle jaoks. Aga tänases konditsioonis mina siin ei oleks tahtnud elada, mis ma siin plaanin teha. Põrandad ülesse, see, kus ma praegu istun, tegelikult ma hakkan tulevikus, see saab köök olema. Siin saab köök olema, siin tuleb suur saarega köök. Selle köögi maksumus 7 või 8 000 eurot ilma tehnika juurde. No ma pakun, et tuleb siuke 90 000 euro kanti lõpuks köök. Mu esialgne remondi eelarve täpselt korteris koos mõni toaga oli 15 000 eurot. Aga kui ma leidsin selle unistuste köögi, või lasin teha selle unistuste köögi, siis ma sain aru, et mul saab raha otsa, ma see aasta ei saa endale lubada vannitoa remonti. Ja selle tõttu ma ka säilitan selle taguse seina, sellepärast, et selle taga on vannituba. Põrandale tuleb tamme parkett. Siia kööki tuleb plaat, see plaat hakkab olema sama suur, mis on suures toad või seal esikus. Ja ma oma vaimusilma sain ette, et see sama suur plaat tegelikult, mis oli vannitoas, et ühtne läbi korteri. Raha, parketi maksumus circa 50-60 eurot ruutmeeter. See plaat, mis mul hetkel välja oli valitud, on circa 45 eurot ruutmeeter. Üsna kallis maitse, aga jällegi tegu on stuudiokorteriga, ehk siis siin on pinda üsna vähe, nii et miks mitte varistada põhimõtteliselt. Päris kiiresti. Äkki mingi tunnike natuke peale ja teil on tühjaks tehtud. Aga ausalt, ma ei tea, kas kuumia ehitatud lihovaja on midagi tegelikult parem või 70 või 60 ehitatud nõukogude aega paneelid. Mis aga on väga üllatav. Minu jaoks vähemalt doosid. Mis see isegi ei ole. Kus ma nägin siin? No see. Võtad doosid pikku. Siis see lihtsalt muutub tolmuks. Põhimõtteliselt esimene etapp on loetud, saab lugeda lõpetamas. Mis tuleb veel teha kindlasti on elektrikilbis. Jube tolm, maski on vaja. Elektrikilbis pole ühtegi märget, kuhu mingi asi sisse tuleb. Ainult märge, millest ma aru saan, on see, et see kaabel siin on 3 faasi. 400 volti. See on ilmselge. Aga kus on pistikud, millise kaitsme all, mis pistikud, kus kaitsme on valgustid, mitte midagi kirjas ei ole. Nii et tuleb kutsuda appi endale hea sõber ja sugulane. Paberitega elektrik, kes siis kellega koos tuleb korteris testima, sisse lükkama, mõõtma ja tuleb teha üks spikker ja liimida sinna elektrikappi selle pärast, et juhtmed siin korteris õnneks vahetame käest, need on korralikud. Täit pekis. Aga see tuleb teha ikka spikker sinna seina peale, sest et
nii endal kui ka tuleviku süürnikel oleks elu palju lihtsam, kui see spikker oleks seda seina peal. Nii et veits koristame ja siis saame edasi liikuda juba järgmiste ette. Tervitan sind jälle, kes ei tööta, see ei söö. Ja lihtsalt käivad ringi. Ei ole. Minge pekki. See lihtsalt murdus ära praegu.